Tere tulemast! Järjekordne lohutustund numbriga 16. Ja eelmisel korral oli meil juba mõttes rääkida taas kord eritasandilistest sõlmedest, eelkõige siis Kanamaa sõlmest, kuid tookord aeg sai otsa, selleni jõudnud ja seetõttu võtame täna selle teema ette. Ja räägiks natukene siis põhjalikumalt eritasandilistest sõlmedest ja eelkõige sõlmede rampide kujundamisest. Ja kuna Transpordiamet on välja kuulutanud Jüri liiklussõlme projekteerimistingimuste menetluse ja ootab sinna ettepanekuid, siis vaatame ka seda ja arutame ja mõte oleks siis võib-olla natukene soovitusi anda nende tingimuste juurde. Täna meid siin nii-öelda alustuseks väga palju liinil ei ole, aga ehk aja jooksul tuleb juurde ja nagu ikka, kui on soov sekkuda vestlusesse, siis käsi püsti ja püüame arendada dialoogi, et ei pea Raul ainult monoloogi pidama. Ehk siis Kanamaa sõlm, milles me tegelikult rääkisime eelmisel suvel, kui seda sõlme veel ümber ehitati. Ja tegemist on jätkuvalt Eesti ainsa ristikeinakujulise liiklussõlmega, kus siiani olid siis ühe raadiuselised rambid ehk nii-öelda õpiku järgi kujundatud sõlm. Ja nüüd ehitati ta ümber, kus siis rampide kuju muudeti, on väikse raadiuselised kõverikud ja nende vahel sirged lõigud. Sõlm ei ole väga pikka aega kasutuses olnud sellisel kujul, aga nüüd siis toimus seal üks selline omapärane avarii, kus siis koormaks olnud kivipurusti kaaluga kusagil 50 tonni lahkus siis lavaauto pealt. Ja siin on muidugi erinevaid põhjusi, et küsimus on, kas see oli piisavalt hästi kinnitatud sinna sõiduki peale või milles probleem oli, aga me siin lohutustunnis juba eelmisel aastal käsitlesime nende rampide teemat ja nägime siin teatavat probleemi, mis nii-öelda eksitab liiklejat ja millest võivad tekkida näiteks mootorratturi puhul sellised väljasõidud, kus ei oska adekvaatselt hinnata nii-öelda oodud kiirust ja siis sisenetakse kurvi liiga suure kiirusega, aga seekord siis selline lugu. Mistõttu võiks nagu detailsemalt ikkagi üle käia sellise sõlme planeerimise, projekteerimise põhimõtteid. Ja siin Ain juba eelmisel aastal aitas slaide teha, tegi normidest väljavõtte, et meil on normidest teatavad nõuded kõverike projekteerimisele. Küsimus on, kuidas neid rakendada ja meil ei ole selles mõttes normis väga detailselt kirjeldatud seda nii-öelda kiiruse suhet või kiiruse muutuse suhet siis nii-öelda rambi geomeetriasse, et see vajaks võib-olla natukene nii-öelda käsitlemist, et mis on hea ja mis ei ole nii hea. Võib-olla ütleme Ameerika normides ja mujal nii-öelda juhistes on see paremini lahti räägitud, aga teine asi on see, et võib küsida ka ChatGPT käest nõu, et kuidas siis rampe oodult teha. Aga meil on mainitud siis seda, et meil peaks kasutama sirdekõverikke, kui kiirused on üle 50, siis ainult glotoide. Muudel juhtudel väiksematel kiirustel võiks ka nii-öelda mitmeraadiuselisi selliseid kõverikke kasutada.
kuid jah, meil ei ole nagu käsitletud seda, et kas kõverike vahel võiks olla ka sirgeid ja sellisel juhul, et kui pikki ja mis kujul, et kuidas see nagu siis mõjutab liiklejat. Ain, kas sa tahad siia ka midagi kommenteerida nende parameetrite juurde? Selles mõttes, et põhimõtteliselt see tekst ütleb, et kui need on lähestikku samasuunalised kõverad, siis leitakse siin mingi resulteeruv raadius, aga ei ole kusagil defineeritud, mis asi on lähestikku, aga selle sa juba nagu ära mainisid. Nii et põhimõtteliselt jah, põhitabelid siin on kenasti antud ja teisalt amet kinnitab, et jah, 50 raadius on lubatud ja kõik on korras ja see, kui 100-meetrine sirge nende kahe vahel on, ka see on kõik korras. Et inimene peab nagu jälgima seda lubatud kiirust ja kusagil ei ole talle öeldud, et ta üle 50 sellel 100 meetril võiks sõita. Samal ajal on tegelikult linnatänava standardis küll sees, et kui on kõrvaltänavaid, siis tuleks need kõverikeks teha, et sirge ei tohiks üle 100 meetri olla, kuna üle 100 meetrine sirge tõmbab kihutama. Siin ei ole tegemist linnatänavaga ja põhimõtteliselt täpselt sama küsimus on selle sirge efekti suhtes nii siin selle rambi osas, mida me juba kaardilt vaatasime, kui ka teises osas, mis on paralleelne Pärnu maanteega, sellele on tagumisse ossa tehtud šikaan, nagu te näete selle enne viimase rambi suubumist. Ja enne šikaani on siin täpselt samasugune pikk sirge, mis põhjustab täpselt samasugust segadust nagu selle rambi puhul 110-meetrine sirge kahe kõvera vahel. Et see šikaan tuleb suhteliselt üllatusena, sest kui peale seda laksumärgiga kurvi jõuad Pärnu maanteega paralleelsele lõigule, siis sa loogiliselt võttes arvad, et nüüd see ongi kiirendusraja ots juba, et sa jõuad 110-ni siin välja. Ja tulemus on natukene üllatav, kui sa avastad peale viadukti selle silla alt läbitulekut, et ups, siin on šikaan. Jah, olen ise ka seda tajunud, et kui sa tead seda, siis juba oskad arvestada, aga esmakordsel siia sattujal võib see olla selline üllatus. Et jah, aga lähme siis edasi, et kui me nüüd võtame ette kestliku ohutuse printsiibid siis ja nullvisiooni, siis lähtekoht on see, et inimesed teevad vigu erinevatel põhjustel, et ja sageli seetõttu, et nad hindavad olukorda valesti, et see keskkond, mida nad näevad, et nad ootavad midagi muud ja siis tegelikkus on pisut teine. Ja kestliku ohutuse printsiibid, nii nagu hollandlased neid on sõnastanud, on siis homogeensus ja biomehaanika ja mõte on see, et liiklusvoog, ükskõik kas me räägime siis maanteel sõidukitest või linnatänaval jalgratturitest või sellisest segaliiklusest, et see oleks võimalikult ühtlane, et liigutakse ühes suunas, mitte nii-öelda kaootiliselt, et tekiks palju konflikte, et ka kiirus on ühtlane, et see väga ei muutu nii-öelda liiklejate vahel, aga ka nii-öelda tee pikkuses, et ta oleks võimalikult ühtlane ja kui siis muutus on, et siis on selge ja arusaadav, et millal see muutus ja millises suunas peaks olema. Ja peaks olema teatav andestatavus, et kui inimene teeb viga ja selle tagajärjel midagi juhtub, kaotab sõiduki juhitavuse või sõidab teelt välja, et siis seal on nii-öelda mingisugune ruum, mis kas võimaldab siis seda viga korrigeerida või siis vähemalt ei lõppe see nii-öelda raskete tagajärgedega.
ja seda biomehaanikat siis aitab veel toetada ka igasugune nii-öelda füüsiline või passiivne ohutus, et on meil turvapadjad, aga on ka kaitsepuurid ja on piirded ja palju muud, mis nii-öelda siis aitab inimest kaitsta. Aga siis oluline on ka see psühholoogika printsiip, ehk meil tegelikult see keskkond peaks olema võimalikult selge, lihtne ja ka siin on see nii-öelda homogeensus, et meil on võimalikult taolised, lihtsad ja etteoodatavad, nii-öelda ettearvatavad lahendused, standardsed, et ei ole üllatusi, et tegemist ei ole, liiklus ei pea olema nagu Super Mario mäng, kus ütleme, visatakse banaane sulle ette ja mingit muud jamaga, mille vahel siis peaks laveerima, et pigem võimalikult nii-öelda lihtne. Ja see ei ole oluline mitte ainult nii-öelda inimese vaates, vaid kui mõtleme ka robotitele ja täna isesõidvatele autodele, siis ka nende jaoks tegelikult, mida lihtsam ja arusaadavam on keskkond, seda nii-öelda paremini nad suudavad siis seda lugeda ja algoritmidega otsuseid teha. Ja kordan veel üle siis eritasandiliste ristmike või sõlmede tüübid, et neid jaotatakse laias laastus 2 põhilisse gruppi, et meil on teed on erineva funktsiooniga ja kui meil on peateed, kus on palju liiklust, suur kiirus, kui me räägime maanteedest, siis nende omavahelised sõlmed on nii-öelda vabavoolised peateede ristumised või lõikumised ja on kindlat tüüpi sõlmed, mida nende puhul kasutatakse ja nagu juba mainitud, siis Cloverleaf ehk ristikein, Eestis on hetkel ainult üks selline ja neid teisi variante, mis siin toodud on, neid Eestis ei ole. Aga meil on igasuguseid muid imelikke asju, mida võiks siis jaotada rohkem jaotussõlmedeks või teisel nimega maakasutust teenindavateks sõlmedeks, kus siis peatee ühendub jaotusteega, mingi madalama kategooria teega, mis siis jaotab selle liikluse maakasutusele, et kus on mingid sihtkohad ja nii edasi. Ja need on valdavalt siis rombid või mingid osalised ristikeinad või ringid, nagu näiteks väosõlm ja nagu öeldud, reeglina sellist eritasandilist jaotussõlme on vaja, kui põhiteelt ühendutakse jaotusteele, aga harvemini jaotusteelt juurdepääsule. Meil Eestis ei ole, ütleme, selliseid kohti, kus sellisele lahendusele oleks nõudlust, et pigem ja on, et nii on ja loodetavasti suudame liikuvust sedasi ka planeerida, et meil puudub vajadus selliste suurte ja kallite lahenduste järele. Aga kui meil on olemas põhimaanteed ja põhimaanteede omavaheline ristumine, eritasemeline, siis need vabavoolised sõlmed peaks olema eelistatud. Et kui nüüd nendest vabavoolistest rampidest rääkida ja nüüd võtta abiks teiste riikide ka juhendid ja needsamad ohutuse printsiibid, siis mis on nagu see ootus sellises sõlmes sellistel rampidel, et kui me nüüd hargneme põhiteelt, siis kas selleks, et liikuda paremale või vasakule, siis ootus on, et see liikumiskiirus on enam-vähem sama, mis ta on põhiteel, et mitte oluliselt madalam. Et kuna mahapööre peab toimuma, siis aktsepteeritakse sellist kuni 15 kilomeetrit tunnis madalamat kiirust. Paraku silmusrampidel on sellise kiiruse tagamine kulukas ja seetõttu aktsepteeritakse siis ka kuni, ütleme, 50 kiirust silmusrampidel, mis aga eeldab seda, et tuleks siis
kasutada ka aeglustusradasid ja nii edasi, et ohutult siis tagada see kiiruse muutus. Kuid tuleks ikkagi vältida miinimumraadiusi ja selline kõverus peaks olema võimalikult lihtne ja ilma muutusteta või nii-öelda need kõverikud ikkagi samaväärsed, et ideaalis on see, et kui sa ühe korra keerad, et siis sa hoiad rooli nii-öelda selles suunas ja siis nii-öelda lased rooli vabaks ja liigud jälle otse edasi. Kui on kõverikud, siis kõveriku ulatuses peaks olema viraas ja see peaks olema samamoodi ühtlane kogu ulatuses. Ja mis on selline väga hea mõte ja et kui on vajalik kiirust muuta, näiteks aeglustada, siis võiks see ramp olla tõusul, sest see automaatselt aitab siis seda kiirust vähendada, et ilma, et peaks isegi pidurit vajutama, et toimub nii-öelda loogiliselt. Samas, kui on kiirendada vaja, siis jällegi sobib ramp, mis on languga. Raul, ma sekkuks korra vahele, ma võtsin lahti EVS-i ja siin on tabel 7.14. Kui põhisuuna projektkiirus on 90, siis rambi projektkiirus heal tasemel on 60, mis tähendaks nüüd seda, et juba EVS-i järgi ehk Linnatänava standardi järgi, kui ma peaksin olema põhisuunas 110-ga, siis võiks selle järgi eeldada rambi projektkiirust mitte 50, vaid 80. Ja siin on tekstis öeldud ka, et eelistatum rambi projektkiirus on läbiva tänava sulgudes kiirtee kavandatavast piirkiirusest 25% madalam kiirus. Nii et see vahe on küll Linnatänava standardis lubatud veidi suurem, kui meie siin käsitleme, see 15% küsimus, aga ilmselt ka siin on tehtud juba ruumiline kokkuhoid nendes numbrites. Nii, aitäh, las edasi. Ja linnatänavatel üldiselt meil ikkagi selliseid kiiruseid ei ole, et ja Linnatänaval me ka ei oota või ei eelda, et peaks saama kiiresti sõita, et ega me Tallinna linnas võtame palju neid eritasandilisi kohti on siin. Laagna tee ainult. Järvevana tee, Laagna tee, eks ole. Ja Järve sõlm, mis 90-ndatel sai tehtud, ega seal on ka sellised muutuva raadiusega rambid, aga kuna põhitee ise on, Järvevana tee on 70, selle koha peal siis see kiiruse muutus ei ole nii suur ja rambid ei ole ka pikad ja ta on ikkagi see stop and go ramp, ta ei ole vabavooline. Et linna olukord on natuke teine. Aga linna 70 juures loetakse rambi kiiruseks 50 heaks tasemeks. Nii et praegu amet võtab 110 ala puhul ka 50 rambile. Ja, aga ei tea, kas isegi 50 võtab, et mulle tundub, et kohati on ta isegi madalam. Aga jah, et järsku kõverikku ei tohiks ka langule projekteerida või vähemalt peaks seda vältima, et siin nii, et seda plaani geomeetriat ja vertikaalgeomeetriat tuleb nagu selgelt koos vaadata ja analüüsida, et see oleks võimalikult ohutu. Ja TSR peaks olema muidugi andestav. Ja üks võib-olla niisugune nüanss, et mida kiputakse tegema, et kui nii-öelda minnakse standardist mööda või tehakse selliseid nii-öelda erandlikke lahendusi, siis kiputakse arvama, et paneme märgid ja see lahendab olukorra, siis paraku jah, see päris nii ei toimi. Suhtumine on see, et kui sa seda märkidega reguleeritud kiirust ei järgi, siis ise oled loll, kui välja läheb. Jah. Aga jah, mis on nagu oluline nüüd aru saada, on see kiirusprofiil rambil. Et kui me liigume mööda põhiteed, siis oletame, et põhitee kiirus on see 90 ja nüüd
toimub hargnemine, et see hargnemine ideaalis peaks toimuma samal kiirusel, et ei oleks seal selles voos kiiruste erinevusi ning seejärel võib mõningane aeglustamine olla ning jätkatakse siis samal kiirusel kuni siis liitumiseni, kus siis liitutakse jällegi teisel teel liiklusvooga. Raul, aga siin on veel üks hea rida. Tabel 26 rambi plaanikõveriku lubatud raadius meetrites. Kui rambi projektkiirus on 40, siis lubatakse rambi plaanikõverikuks 50 kuni 80. Ehk siis praegu amet eeldab juba, et 110 alast me tuleme projektkiirusele 40. Aga kiiruspiirang seal on vist 50. Sa mõtled nüüd Kanamaa sõlmes? Jah. Ma ei tea, kas Kanamaa sõlmes oli nii väike raadius või? On 50. Michelis ise ütles, et kõik on ju suurepärane, et seal on üks 50 raadiusega kurv, siis on 110 meetrit sirget ja teine 50 raadiusega kurv. Et kõik vastab normidele. Tegelikult on see tee projekteerimise mõttes 80 üldse see väiksem raadius, aga jah, nad nõuavad kogu aeg seda 50 või 60 raadiusega nagu rampide projekteerimist ja ütlevad, et seda kompenseerib see, kui viia see aeglustusrada eemale, ütleme, juba ennem eraldada põhitee sõidurajast. Aga minu arust need ei kuku sageli välja just väga hästi. Ja siin on ju tehtud nii, et Pärnu suunal on põimumisalad eraldatud, aga mitte ringtee suunal. Ehk nii palju on kokku hoitud, et see eraldamine oleks nõudnud siis täiendavat viadukti pinda ka. Aga siin, kui nüüd mõõdame seda raadiust, siis et on ta ikkagi napilt 50 siit. Ja mis ta siit annab meile, tuleb ka ikkagi 50 ära, eks ole. Et seda 50 on nagu hoitud, sellest alla ei ole mindud, kuigi siin mulle tundub, et see nõelasilm on ikkagi veel teravam. Et see on ikkagi 30 siin, eks ole. Et tõsi küll, tegemist on ilmselt ühe väiksema suunaga, aga ikkagi. Ja see nurk on ka siin samamoodi teravam. Need on liituvad, ütleme, need pöörded, need väikse nurgaga pöörded. Need ei ole hargne, mitte jagunemine, vaid liitumine. Ja samal ajal ta on üles mäge. Nii et üles mäge see võib-olla ei ole nii hull, et seal kiirus langeb sul endal ka. Ja, jällegi, kui võtta nüüd neid printsiipe, siis see peaks olema nii-öelda progresseeruv, aga tuleme selle juurde veel kindlasti tagasi. Aga jäin nende profiilide juurde, et selline nii-öelda ideaalne siis ramp peaks olema umbes sellise kiirusprofiiliga, aga kui meil on silmusrambid, siis ikkagi arvestatakse sellega, et see kiiruse vahe võiks olla natuke suurem, aga ikkagi jälle ideaalis hargnemise järgselt toimub nii-öelda aeglustamine, et meil on kõigepealt aeglustuskõverik, seejärel on nii-öelda see üheraadiuseline silmus ja seejärel on kiirendamine. Ehk raadius hakkab jällegi muutuma ideaalis glotoidselt ja siis me liitume juba vooga teisel teel. Aga kui meil on aeglustusrada, ehk siis räägime nüüd seda sama varianti, mis meil tegelikult oli ka ennem Kanamaas, et olid aeglustusrajad, põimumisalad, siis ja kuna ramp on nii väikse raadiusega, siis sellel nii-öelda kiirus on 50, siis tegelikult selleks, et
sellist 50 või väiksema kiirusega silmusrampi teha, et peaks olema siis aeglustusrada, et kiirus tuleb ennem alla viia. Aga mis nüüd juhtus selle purustiga meil? No, normi teksti järgi peaks seal 40 olema. Jah. Aga mis siis juhtus selle purustiga nüüd Kanamaa sõlmes, et kuna jah, meil on aeglustusrada, põimumisala oli näha, et tuleb kiirus alla võtta. Esimene siis kõverik läbitud, kuid sellele järgnes sirge. Ja nüüd ongi see koht, kus inimene liikleja siis tajub seda, et okei, et ma nüüd läbisin selle kõveriku, nüüd peaks ju järgnema see koht, kus ma hakkan kiirendama siis selleks, et liituda teise tee liiklusvooga. Kuid siin oli hoopis see sirge, kiirus hakkas tõusma, kuid siis tuli järgmine nõelasilma kurv vastu ja see on siis see üllatuskoht, kus asjad kipuvad juhtuma. Ja juhtus ka seekord ja siin ei ole eesmärk nüüd anda mingit adekvaatset hinnangut, et mis siis tegelikult seal täpselt valesti läks, aga pigem siis seda, et selline rambi disain soodustab selliste eksimuste tekkimist ja selliseid tagajärgi, nii et milliseid võib olla erinevaid, et sellist asja tuleks nagu igal juhul vältida. Kui on sellised kitsad olud või mingi vajadus sellist rampi teha, siis pigem võiks need kaks kõverikku ühendada omavahel teise kõverikuga või kolmanda kõverikuga, mis võib olla ka veel isegi teisesuunaline, aga pigem ideaalis samasuunaline, nii et ta ka paremini annab nagu ja peab olema ka näha, siis et see viimane kõverik seal on järsem. Kuid ideaalis tuleks ka seda nagu vältida, et pigem siis nii-öelda peaks olema progresseeruv, et kui meil, kui ma selle kursori siit leian, et kui me oleme see kiiruse alla viinud, et siis me peaksime seda hoidma nii kaua kui võimalik ja siis, kui hakkame kiirendama, siis see ikkagi toimuks progresseeruvalt ühes suunas. Ehk siis võiks olla seal mingi suurema raadiusega kõverik pigem järgneda, mis liituks siis järgmise nii-öelda vooga. Aga sellist nii-öelda pilti meil ei ole ei standardis ega normis ja seda seetõttu ei mõisteta või ei osata nagu ka arvestada selle põhimõttega. Ain või Lilian, soovite siia midagi lisada? Vaevalt. Ei ole lisada vist midagi, jah. Aga lähme siis selle Jüri Sõlme juurde, et ma võtsin siit LKF-i kaardi pealt väljavõtte, aga mul vist oli ta ka siin olemas, jah, et võtame äkki ainult tänase 2026. aasta, et on näha siis juba selgelt need koondumispunktid, et on Tartu poolt maha sõita on üks ja siis suurem on tegelikult see Tallinna ringteelt Saku poolt tulles pealesõit, kus on väga palju juhtumisi. Ja kuna siin on ka kas hommikul või õhtul on pikad ooteajad, siis on siin tagant otsasõidud kolonni lõpus. Et need mõjud tagant otsasõidud ulatuvad siin päris kaugele. Kui vaatame varasemaid aastaid, siis on neid näha veelgi rohkem. Ehk et siin tagant otsasõit, kokkupõrge reastumisel, tagant otsasõit, ehk selle sõlme nii-öelda mõju ulatub päris kaugele, kuna tegemist on suure kiirusega siin ja see tänane lahendus eeldab väga järsku kiiruse muutust
ehk isegi ka siis, kui tee siin ringil oleks vaba, siis peaks nagu pealesõit olema kiirusel 30-40 ja samas seegi on ju sujuv, et siit on ka väljasõite üle ringi, et väga palju erinevaid siis avariisid. Tõsi on see, et siin ei ole ühtegi inimkannatanuga selles mõttes raskeid vigastusi, et need avariid, mis siin on reeglina ikkagi pleki mõlkimised, aga siiski ka väga tõsised, et nii-öelda on ta tõsine probleem. Et ja selge on see, et seda sellisena ei peaks tolereerima, et midagi peaks tegema. Et jah, siin on Eesti kontekstis selline ainulaadne hõlm, kus on siis suure raadiuseline ring, ringile sellised lauged annateed ehk siis stop and go pealesõidud ja siis kogu ringtee suunaline liiklus kulgeb ka läbi selle ringi. Kui 70-ndatel seda ehitati Tallinna ringteed, siis jah, ega tol ajal oli siin ümberringi ju ainult tühjad põllud, ega siin ei olnud midagi ja tol ajal isegi räägiti seda, et no milleks sellist ringteed üldse planeerida, ehitada, et siin sellisele pole nõudlust. Noh, tänane olukord on see, et see ringtee nii-öelda päästab Tallinna linna suurematest jamadest ja nii-öelda kõik see valglinn, mis meil on, saab siis nii-öelda linnast mööduda, ei pea läbima seda kuulsat Kikilipsu ehk tegelikult ilma selle ringteeta täna oleks raske ette kujutada Tallinna linna tänavavõrku ja liiklust. Et jah, aga probleem on jah, et hinnatakse siin jällegi olukorda valesti, liiga suure hooga sõidetakse peale. Teine asi on see, et kui siia on jäädud ootele, siis tekib kolonn ja sõidetakse tagant otsa, sest jällegi on ootamatu selline ristmik, kui on pikalt sõidetud 110-ga ja peab hoo maha võtma ja sisuliselt pidurdama nulli, siis see pidurdamise hindamine, selle pidurdusmaa hindamine, et sellega eksitakse. Ja ka see, et kuna tegemist on suure raadiusega, siis ringil liigutakse väga erineva kiirusega. Kiirus on siin küll piiratud 50-le, kuid järelevalvet siin teha on väga keeruline ja reaalselt ikkagi need kiirused on väga erinevad. Ütleme, veokitel võivad olla siin 30-40, aga sõiduautodel vabalt 70 ja vanasti või varem oligi 70 siin ka lubatud. No ja ajaloost veel nii palju, et see siis rekonstrueeriti, ma ei tea, Ain, kas sa mäletad, mingi 2010, 11, 12 või, kui siin mõeldi ka mingeid teisi variante, aga jälle rahapuudusel jäädi selle juurde, et kui siin varasemalt oli selline munakujuline ring teatud põhjustel, siis vähemalt see korrigeeriti ühtlaseks ringiks, aga nagu näha, siis ohutumaks asi ei muutunud. No põhjused seonduvad kodanikautori sahtliga. Ja. Nii, aga siin hiljuti siis Transpordiamet kuulutas, et on alustanud Jüri liiklussõlme ohutumaks muutmist ja selleks on siis kuulutatud välja projekteerimistingimused, millele küsitakse ka siis ettepanekuid. Ja projekteerimistingimused on siis ühe skeemi peale, mis on eelnevalt välja valitud ja kahjuks on nii, et see väljavalimine on toimunud Transpordiameti kabinettides ilma avalikust kaasamata ja tegelikult baseerub see ka projekti poolt tehtud siis alternatiivide võrdlusel.
mis hangiti riigihankega ehk avaliku rahaga. Ja siis sellest tööst on siis välja valitud selline Kanamaa sõlme analoog ehk ristik hein selliste välja venitatud silmusrampidega. Ja ei tahaks nagu päris leppida, et nüüd see on siia kohta ainuõige ja see ohutu lahendus, sest pigem on oht see, et nii nagu alati öeldakse, et meil projekti eesmärgiks on ohutuse ja sõidumugavuse parandamine, siis elu näitab, et seda ühte ega teist ei saavutata. Et pigem peaks neid asju siin natuke rohkem mõtlema ja töötama ilmselt ka rohkem alternatiividega. Et ma nõutasin välja ja sain Transpordiameti käest ka projektitöö, aga mul ei ole luba seda avalikustada. Et ja sõnum oli see, et Transpordiamet ei soovi, et fookus läheks ära projekteerimistingimustes välja toodud siis skeemilt. Mina leian, et me peaksime just selle fookuse sealt äkki ära tõstma ja vaatama üldse suurt pilti, et mis probleem siin on, kuidas seda lahendada, kas see lahendus kätkeb või on lahendatav ainult nii-öelda selle ühe sõlmega või me peame vaatama ikkagi suuremat pilti, kuidas siin ja mis eesmärgil liigeldakse ja otsima siis sellist nii-öelda võrgustiku lahendust. Ja selle pildi peal on näha ka, et tegelikult on Rae vald planeerinud trammi lennujaamast edasi siis kuni Jüri alevikuni. Ja on ka siis ka projekt oma selles eskiisprojekti liiklusuuringus erinevaid stsenaariume käsitlenud, kus on siis nii-öelda vägistatud sellist modaalse nihke stsenaariumit ehk eeldatud, et mingi osa autodest võiks ära kaduda tänu sellele, et arendatakse ühistransporti, mis oleks muidu väga tore, kui seda keegi teeks. Aga pelgalt joonplaneeringus ju ei taga meile veel seda, et mingi trammiliin siin tekiks ja et see veel autoliiklust vähendaks. Aga jah, selle sõlme kohta on sama kriitika, mis Kanamaa sõlme kohta oli meil juba aasta tagasi ja mõndagi veel, et tegelikult võiks mõelda midagi muud. Nüüd sealt uuringust ma võtsin välja natukene tänaseid või peaaegu eilseid juba liiklusnumbreid, ehk siis mille pealt oli ka projekt ka teinud prognoosid, aga prognoosidega on nagu on. Mõnikord nad lähevad täkke, nende suhtes on ka palju kriitikat, et me ei peaks nagu autoliiklust prognoosima. Kuid selge on see, et siin on väga suur arendussurve selles piirkonnas ja see valglinnastumine kuidagi siin pidurduma ei hakka. Ma ei näe ka, et üleriigiline planeering, mis hetkel on lõppfaasis, et see võiks reaalselt midagi meil muuta. Et liiklust on siin palju ja pigem teda tuleb juurde ja suur osakaal on ka raskeveostel, kuna tegemist on palju nii-öelda logistikaga. Tallinna ringtee ühendab meil sadamaid ja kõiki suuremaid põhimaanteid. Kuid mis siin on huvitav ehk näha, ja mis on ka loogiline, et Jüri sõlmes siis Tallinna suunas on raskeliikluse osakaal oluliselt väiksem ja see on sellepärast, et Tallinna linna väga ei oodata raskeid, et liigutaksegi siis rohkem sadamate ja logistikasõlmede vahel, nii et pikki siis Tallinna ringteed. Ja siin on eraldi välja toodud tegelikult Jüri sõlme ja Põrguväljas ristmiku või sõlme vahene lõik, et kus on siis sama palju rasket liiklust, kui on Saku suunas ja siis Põrguväljast Väo suunas on seda veel rohkem. Et
absoluutnumbrites siis, kui aasta keskmine ööpäevane on sinna 25-27 kanti ja see on veel kord 24 aasta numbrit, siis sellest jah, selline 10-15% on märkimisväärne kogus. Ja kuna Tartu suunas on need natuke rohkem kui Tallinna suunas, siis sellest annab märku ka, et need siis pöörded ringteelt Tartusse ja Tartust tagasi on ilmselt ka natukene suurema protsendiga ja tõenäosus on, et pigem need suurenevad, sest jällegi see aktiivne maakasutus kipub liikuma ringteest siis lõuna poole. Aga Ain, tuntud liikluse spetsialist, mis sa nendest numbritest arvad, mis need räägivad? No mina igal hetkel ütleksin, et ringteest põhja pool on praegu arendused aktiivsemad oluliselt. Ringteest lõunapoolne, see niinimetatud Ameerika nurga arendus on praegu pidurdatud selle takka, et sellest Jüri sõlmest Tartu poole on kavandatud Aaviku sõlm ja lihtsalt keegi ei ole valmis seda Aaviku sõlme välja ehitama, aga selle sõlme väljaehitamise taga on kõik lõunapoolne arendus veel ootel. Ja juba siinsamas eelmisel joonisel nähtud pildil oli näha, et ringteest põhja pool Tartu maantee kõrval on arendused kõik paika joonistatud, lõuna pool veel ei ole. Et see osa areneb praegu üsna kindlalt ja kiiresti, see põld ehitatakse täis. Mis puutub nüüd liikluse numbreid, kui me vaatame siin seda slaidi, siis tõepoolest, kui 2+2 on nõutud vähemalt 14,5 liiklussagedustega, see on üks aspekt. Ja teine, et tegelikult see on ju ööpäevane keskmine, mitte tipptund. Ja kui me tipptunni numbreid vaatame, siis need numbrid siin on 2500 tunnis. Normaalne on mingisugune 1200 autot ühe raja peal. Üle selle nagu eriti läbi ei mahu. Nii et siit on näha, et tegelikult ringina see lahendus praegu ei saagi korralikult töötada. Et ringiliikluse hulka tuleb lugeda praegu kõik need, kes siit Saku poolt tulevad näiteks, kui me võtame õhtust tipptundi, siis on näha Saku-poolne haru 2500 tuleb Jüri poolt Saku poole, siis võtame Väo poolt juurde selle Väo poolt Jüri poole 1600, saame juba 4100 selle kahe suuna pealt. Nüüd ringi enda kaherajalise ringi läbilaskus on üldjuhul kusagil 3, maksimum 4000 kandis, nii et siit numbritest on juba näha, et need liikluse numbrid, mis on olemasolevad, need numbrid näitavad, et teenindustase on see kõige viimane F, mida siis fuck it up versioonina tutvustatakse. Ehk siis selles mõttes best before on ammu kadunud. Et siin on tõepoolest vajalik lahendus, mis läheb ringist kaugemale. Selles suhtes on huvitav, võib-olla peaks välja võtma need 2010-11 tehtud projekti liiklusuuringud ja prognoosid, mida siis ennustati ja mis siis on nüüd see tegelikkus. Karta on, et on toimunud päris palju ümberjaotumist, et isegi kui seal võis olla ennustus madalam ja selles mõttes realistlikum. Tollal, kui me seda uuringut tegime siin 15 aastat tagasi, eks ole,
siis me ei teadnud midagi IKEA tulekust, meil ei olnud neid ringteäärseid arendusi, ei olnud ka veel Luigesõlme arendusi. Nii et siin kogu see arenduste pool on numbreid igal juhul oluliselt kasvatanud. No see on üks asi, aga mingil määral tookord sai siiski üldplaneeringutes seda maakasutuse sihtotstarvet arvestatud ja mingeid perspektiive, et mida vallad ise nägid. Muidugi me ei teadnud konkreetseid objekte, et IKEA või mingi Smarten siia kuskile veel põllu peale tuleb, aga selles mõttes nagu maakasutuse muutustega sai kindlasti arvestatud, aga mis ma mõtlen, et mis on siin nagu juurde tulnud, on just see, mis on Tallinnast nagu välja surutud. Igasugune Tallinnat läbiv liiklus, sest see on ikkagi väga kõvasti kinni pootud, mis selles mõttes on nagu okei, et ega ei peagi linnast läbi sõitma. Aga et tõenäoliselt sellega sellises mahus me ei arvestanud, et need mudelid võib-olla ei olnud ka nii ulatuslikud. Aga jah, üks oluline nagu, mis sellest ka projekti uuringust oli ka veel välja tuua, et kuskil 55–60% ringteeliiklusest siin Sõlmes on otseliiklus ehk pikki ringteed. Ehk vähem on nagu seda pöördeliiklust ja täna siis kõik kulgevad mööda seda ringi, mis selles mõttes tõesti toetab nagu seda Transpordiameti mõtet, et ringtee liiklus peaks minema siit Sõlmest otse läbi. Võimalikult või võimalusel. Aga ma toon siia vahele siis väikse põike, et siin mõned aastad tagasi ma ise nuputasin ja pakkusin ühe siukse ketserliku mõtte välja, et kuidas siin olemasoleva maa-ala sees toimetades võiks mingisuguse leevenduse saada Sõlmele. Ja just arvestades seda, et tegemist on süsteemisõlmega, kus rambid peaks olema vabavoolised, et me mingit sellist stop and go lahendust ei aktsepteeri, siis sai visandatud selline topeltpasuna lahendus, milliseid on suhteliselt vähe maailmas, kuid on mõned üksikud näited siiski olemas. Ja selle eelis on siis see, et need olemasolevad viadukid saab ära kasutada ja lihtsalt 4 tükki juurde teha ja suhteliselt väikeste häiringutega liiklusele oleks see võimalik ka teostada. Kuid jah, selle puudus on see, et ringteed pidi otse läbi ei saa, et sellise võimaluse, kui see nii ikkagi eesmärgiks võtta, milles ma ei ole väga kindel, et selle peab eesmärgiks võtma, arvestades seda, et tegemist on suuresti sellise valglinna pendelliiklusega, mida võib-olla peaks rohkem adresseerima just selle modaalnihkega ja mõtlema nendele lahendustele. Aga jah, siis see eeldaks ikkagi 3. tasandit või midagi nagu oluliselt selles. Võib-olla saab ka selle 2 tasandiga teha, aga siis neid rampe peab kuidagi rohkem väänama ja sildu peab ikkagi olema rohkem. Kui sa juba modaalnihke mängu tõid, siis ka projekti lahenduses arvestatud trammitee. Mulle isiklikult tundub, et see trammitee teema on praegu tasemel, et jah, koridori reserveerime, aga raha selle jaoks ei planeeri ja võib-olla, kui kusagil tavaneb mingisugune piisavalt suur rahakott, siis saame seda hakata tegema, aga seda tegemist tõsimeeli praegu keegi ikkagi ei kavanda. Jah, selles suhtes ongi võib-olla mõte see, et ei peaks vägisi hakkama seda Sõlme nüüd kapitaalselt ümber ehitama, mille tulemus on see, et me tegelikult avame siia rohkem ressurssi ja võimaldame tegelikult ju rohkem siis sõidukit siit Sõlmest läbi lasta, et
võib-olla ikkagi esimene lähendus peaks olema see, mida ma ka siin blogipostituses käsitlesin, et prooviks nagu leevendada neid probleemikohti. Et noh, selge see, et läbilaskust see ei suurenda, aga et noh, kui ma natuke suurendan ka, et parandada nagu siin natukene ohutust, jällegi ka selline asi ei välista siin oote kolonnis otsasõite, tagant otsasõite, see tähendaks seda, et siin peaks olema mingi dünaamiline kiiruse piiramine, et see ikkagi võetakse varem maha, oluliselt varem, kui alles siin vahetult enne seda ringiga liitumist, et teha selliseid natukene kergemaid parandusi siia, aga mitte tekitada siia suuremat läbilaskvust ja pigem siis seda raha ikkagi otsida ja panna nendesse liikuvuslahendustesse, millega võib-olla siis autosid vähemaks saada. Et ja teine asi, et ikkagi lahendus võib-olla on teedevõrgus. Et kui me nüüd vaatame, see on Rae valla üldplaneering, siin on meil Rail Balticu trass ja millest mõni unistab, et saab ka tramm siin kohalik ja et siia tehakse Tartu maanteele peatus ja saab veel bussile ümber istuda, mida iganes, suur ehitus käib. No see on sul praegu see tramm Ülemistest Ikeasse, eks ole? Jah. No Ikeasse ta ikkagi ei lähe, ta läheb Ikeas suure kaarega mööda, sest Ikea on meil ju siin põlla peal, et kus ta siin on, no see punane värv varjab ta ära ja siin ta on, selles Kiili sõlme juures ja siit läheb ikkagi see Rail Balticu tramm kaugelt mööda. Aga noh, nali naljaks, et kui ka üleriigilises planeeringus räägitakse rööbastranspordist, siis räägitakse rongidest, aga mitte nii väga palju trammidest, mis tegelikult just sellises võib-olla linna lähiliikluses oleks rongile lisaks nagu väga oluline lahendus. Jällegi, mis on prioriteedid, kui meil Tallinna linnas Lasnamäel 120 000 elanikuga linnaosas ei ole trammi, siis miks peaks olema 20 000 elanikuga sellisel hajaasustatud valla territooriumil, et jookse need asjad nagu hästi kokku. Et küsimusi on palju ja lahendusi vähe, et selles mõttes ongi natukene ka Transpordiametil keeruline, et öelda nüüd, et jah, keegi kunagi äkki teeb trammi ja siis ei olegi vaja siin midagi teha. Siis tõenäoliselt see nii ei ole, et paratamatult selle sõlmega midagi peab tegema. Aga suurt pilti vaadates siis, et kuidas siit sõlmest saaks liiklust vähemaks, on see, et arendada kohalikku teedevõrku ja Ain mainis siin seda liiklussõlme, mis ta oli Aaviku või? Ja, et noh, see on nüüd joonistatud hästi kaugele siit Jüri sõlmest, jällegi siin on normidest tulenevad sõlmede vahekauguse nõuded, aga samas, kui nüüd mõtleme, et me tahaks, et inimesed saaks võimalikult kodulähedaselt toimetatud, siis ju siit Jüri Alevikust võiks olla otseühendus siia Ameerika nurka ja noh, täna on otseühendus olemas siia Põrguväljale. Siin on otseühendus Ameerika nurka mõeldud kohe selle ringi rambi tagant, sa näed seda tee otsa, siis selle koha peal on mõeldud tunnel läbi teha, aga siin on olnud arutuses see, et see tunnel võiks olla maksimaalselt ainult sõiduautodele, et sinna veoautosid ei taheta lubada. No see on ju puhas rumalus ja nüüd jõuamegi sinna, et tegelikult sellised lahendused, mis võimaldavad kohalikult liikuda nii, et sa ei pea minema üldse maanteele, need on ju oluliselt soodsamad igas mõttes. Esiteks otsetee annab võimaluse jalgsi ja rattaga liikuda,
aga jah, kui siis on vaja sõiduvahendit kasutada, siis ka on see otse võimalus ju oluliselt soodsam kõigile, kui et tulla nii-öelda seda maanteed ummistama. Et põhimaantee võiks jääda ikkagi siis nende nii-öelda suuremate sihtkohtade ühendamiseks ja tõepoolest siis on sõlm ka kusagil, kus saab peale, aga need sõlmed peaks olema igas siis suunas ühendatud nende kohalike teedega. Täna on nagu küsimus selles, et kui Loo Maardu puhul Maanteeamet ehitas välja koguja tee, siis siin Transpordiamet nõuab, et see koguja tee saaks ehitatud välja arendajate poolt. Ja arendaja, see Ameerika nurga kompleks on kunagi pankroti läbi käinud ja nüüd on seal terve hunnik väikseid arendajaid, kellel omavahel puudub igasugune kokkulepe. Jah, see on väga keeruline ja meil on ju ka olemas siin samas Rae vallas nii-öelda läiketee kogemus, kus siis kogu see Tartu maantee alguse suur nii-öelda ärimaade arendus siin jookseb ühe väikse tänavaga läiketeega siis ühte ristmikku välja ja mis siis torpedeerib ka seda Tallinn-Tartu trassi liiklemist ja tõepoolest Rae vallas nüüd siia on tehtud eraldi siis põhjaosa üldplaneering, kuhu on kantud Tallinna väike ringtee, aga mis nagu võimaldaks siis teha siia selle sõlme, maakasutust teenindava sõlme, aga jah, on keeruline, sest see jookseb meil ju lennujaama alt läbi ja nii edasi, aga siin oleks see võimalus, et kui seda vaadata kestliku liikuvuse koridorina, siis see oleks just see koht, kus nii-öelda Lasnamäe, Smuuli teelt trammiga ühendada siia Rae valla endistele põldudele ja miks mitte siit edasi siis Pärnu maantee suunal nii edasi, et ka Mustamäe, Õismäe, et selline väikene Raide-Jokeri tüüpi ringtramm. Ja sellist plaani paraku ei ole ka kuskil näha, nii et. No praegu on ainult nii palju, et mul on üks lõpetaja Ott Krusell, kes teeb Viljandi maantee Tervise tänava ühenduse 2 erinevat varianti, et neid me võin ka järgmises lohutustunnis tutvustada, kui huvilisi on. Huvilisi ikka on, et just huvitavadki sellised lahendused, kus me päriselt tegeleksime siis selle modaalnihkega, et me ei arendaks seda valglinna nii-öelda maanteepõhiselt, vaid oleks ikkagi see kestlik liikuvus enne lahendatud. Aga jah, üllatavalt ruttu on see tund jälle täis räägitud, et viimased 3 minutit kokkuvõtete jaoks. Et jah, see kohalik liikuvus ja need said põgusalt puudutatud, aga mida soovitaks, et Transpordiametile nende projekteerimistingimuste juurde, et me peaksime ikkagi nüüd tegema seda asja üks kord ja korralikult, sest seesama ringilahendus, mis 15 aastat tagasi sai tehtud, ka see lubas meile ohutust ja sõidumugavust, mida me tegelikult ei saanud. Ja süsteemi sõlme tuleb vaadata selgelt nii-öelda muust liikulusest eraldiseisvana, et siin on vaja nii-öelda funktsionaalset lahutust liikluses ja süsteemi sõlm peab olema vabavooline, eelistatud. Et igasugused stop-go lahendused ei toimi, selles mõttes on ristikheina lahendus õige, aga see ei ole ainus ja see praegune skeem on nagu problemaatiline. Ma ütleks ühe punkti sulle siia juurde veel, ühistranspordi peatuste paiknemine ja kergliiklusteede ühendus. See, mis praegu seal sõlmes toimub, see ei kannata kriitikat. Et näiteks, kui ma tulen, ma ise valisin oma
asukohale samas juba mainitud Läikede piirkonna ja kui ma tulen õhtul koju Kohilasse, siis enne Sõlme olev teeäärne bussipeatus, selle juures on põimumine, et buss läheb Tartu poole edasi, aga kogu seltskond, kes keerab rambi peale ehk siis ringile minna, siis see seltskond põimub bussipeatuse liikumistrajektooriga ja tegelikult tipptunnil kipub olema nii, et need pöördeootajad jõuavad põhitee 110 rajani seisma. Jah, selles osas me tegime Rolandiga siin hiljuti auditit Mõigu-Vaida lõigu projektile, milles ei olnud käsitletud väosõlme, et see oli sealt välja lõigatud, aga oli kasutatud kõiki neid teisi. Jüri Sõlme mainisid, jah, mitte väo. Sorry, jah, Jüri Sõlm oli sellest nagu välja lõigatud, aga seal just oli see sama peatuse küsimus ja siis see tanklasõlm, et see nagu ütleme nii, et ei kõlvanud kusagile ja said tehtud ettepanekud, aga see on alles Transpordiametis vist menetluses, nii et mida nad seal otsustavad, ei tea, aga pigem sõnum on see, et neid asju ei saa eraldi lahus vaadata, et siin tuleb lahendada teede võrku, mitte üksikuid siis sõlmi või ramp. Aga jah, et see funktsionaalne lahutus süsteemi sõlmest peaks võimalikult palju sellist maakasutuse kohalikku liiklust välja saama kohalikele teedele, et siis mõni probleem võib ka ise laheneda. Aga siis kuna meil on siin raske liiklus ja ikkagi põhimaanteed, siis paratamatult peame selliseid vabavoolisi suundrampe planeerima. Ja siis vähem tähtsal suunal võib olla ka silmusramp ja kui võimalik, siis ilma põimumise alata. Aga ristikheina puhul, kui seda edasi töötada, siis ikkagi minna õpiku juurde, kasutada ühte raadiust ja kui seda raadiust ei saa suurendada niimoodi, et seal oleks see normikohane kiirus, siis tulekski need põimumisalad kõigil suundadel eraldada ja teha nad nii, et seal see kiirus on siis toodud alla. Kas rahustada seal mingite lisasaartega või mis iganes, või teha siis need silmused üldse ka stop-go sellise linnasõlme lahendused järskude pööretega, fooridega näiteks, siis toomegi linnatänava sinna, sest tegemist on kohaliku liiklusega. Aga nii või teisiti, kui neid rampe sellises ristikeinas teha, siis seal peab tagama selle ühtlase kiiruse ja vältima sellist liiklejate eksitamist. Ja kui kiirus on vaja alla viia, siis see tuleb alla viia progressiivselt ja ka siis kiirendamine peab järgnema progressiivselt, mitte nii, et me vahepeal kiirendame, siis jälle aeglustame, et see on äärmiselt ohtlik. Ja vertikaalplaneeringus ka seda mõelda, et see seda kõike toetaks. Aeg on täis, viimased mõtted siia. Raul, lohutuseni ma tahaksin, kuna Heiki tuli ka juba kuulama, et me võtaksime järgmises tunnis ette Saaremaa probleemi Muhu ja Saaremaa vahelise tammi ja sealse senise elektrimasti tulevikku. Ja seda peaks käsitlema ohutuse võtmes. Absoluutselt. Tuleks vaadata seda, et kas see võib põhjustada mingeid ohtusid ja kui, siis kuidas neid ohtusid saab leevendada. Kui Heikile see sobib ja Heiki selle tutvustab seda mõtet, mis seal on kavas, siis võime muidugi arutada seda. Teeme niimoodi, aga siis tänud kõigile kuulajatele ja jälle lohutuseni. Ja teeme nii. Aitäh. Tänan.